Mis on see unikaalne visioon, see väärtus ja kvaliteet, mida tahavad, oskavad ja suudavad pakkuda üksnes sotsiaaldemokraadid? Ma ütlen, mis see on. 2 sõnaga kokkuvõttes. Need on suuremad võimalused ja suurem turvatunne. Esmalt räägin võimalustest. Meie seisame inimeste Eesti eest. Me seisame kõigi Eesti inimeste eest. Meie eesmärgiks on uute võimaluste loomine Eestile ja Eesti inimestele. Meie eesmärgiks on pakkuda paremaid võimalusi päev-päevalt rasket tööd tegevatele Eesti emadele ja isadele. Võimalust saada tööinimestel töö eest väärikat palka. Võimalust saada õigeaegselt kvaliteetset arstiabi. Võimalust olla üheaegselt oma lapsele hea lapsevanem ja oma tööandjale hea töötaja. Meie eesmärgiks on luua kõigile Eesti noortele võimalused saada hea haridus ja tegelda oma huvide ja hobidega. Anda neile võimalus oma võimed ja oma anded välja arendada ja rakendada neid iseenda, oma pere ja Eesti riigi ja ühiskonna heaks. Meie eesmärgiks on luua Eesti ettevõtjatele võimalused, et nende ettevõtted saaksid tulu teenida, kasvada ja areneda ja et nemad saaksid investeerida oma ärisse, uutesse töökohtadesse, uutesse tehnoloogiatesse, oma töötajate paremasse kvalifikatsiooni ja tervisesse. Ja teiseks turvatunne. Inimeste Eesti peab olema paik, kus Eesti inimesed saavad hirmu tundmata tegelda eneseteostusega, teha tööd, kasvatada lapsi ja meie seisame inimeste turvatunde ja julgeoleku tagamise eest. Meie eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse suurendamine, et tuhanded Eesti pered ei peaks tundma pidevalt hirmu ja ebakindlust homse päeva ees. Meie eesmärgiks on turvalisemad külad ja linnad, kogukonnad, kus inimesed ei pea kartma, et kellegi kuri käsi kipuks nende või nende lähedase elu või vara kallale. Meie eesmärgiks on targalt ja plaanipäraselt välja arendatud sõjaline kaitsevõime, mis üheskoos liitlastega suudab heidutada iga potentsiaalset agressorit ja tagada Eesti kaitsmise mis tahes välisohu vastu. Ja meie eesmärgiks on aidata luua turvalisemat Eestit turvalisemas Euroopas, kus ei ole kohta vägivallale ja vihkamisele ja kus ühiselt kaitstakse euroopalikke põhiväärtusi, inimlikkust, sallivust, mõtte- ja sõnavabadust.